Tervist! Minu nimi on Tarvo Kuuspere ja Oninis olen töötanud 17 aastat. Sellest üle 10 aasta olen tegelenud aktiivselt radiaatori müügiga ja radiaatori lahenduse juhtimisega. Hetkel olengi Oninis radiaatori lahenduse juht. Nüüd, kui rääkida pikemalt, mis asi on radiaatori lahendus, siis Onini jaoks tähendab see terviklahendust, mis saab alguse juba sooja sõlmest, alustades pumpadega, edasi räägime torustikust ja see lõpeb siis küttekehaga ehk radiaatoriga ja reguleerventiilidega. Kui nüüd rääkida kortermajade küttesüsteemi renoveerimisest, siis võib öelda, et viimastel aastatel Oninen ongi selles valdkonnas nende toodete müügis suurim hulgimüüja Eestis. Selleks on rida põhjuseid. Esiteks on Oninenil kõige suurem kaupluste võrk Eestis. Ma toon näiteks, et meil on logistikakeskus Rae vallas, lisaks on meil 5 kauplust Tallinnas ja 4 kauplust väljapool Tallinnat. Need on siis Narva, Jõhvi, Tartu ja Pärnu. Teiseks tugevuseks võime nimetada Onineni veebipoodi. Onineni veebipoest on võimalik tellida kõik kaubad ostukorvi ja valida siis kättesaamine teile sobival viisil. Lisaks on veebipoest võimalik vaadata konkreetselt teie hindasid koos teie allahindlusega, saldosid siis kõikides ekspressides, et kui palju on kuskil mingisugust kaupa ja mis on väga tähtis, dokumentatsioon. On võimalik alla tõmmata dokumente, ma pean silmas vastavusdeklaratsioonid, sertifikaadid, tehniline info. Seda kõike on siis ju vaja, kui on vaja materjali objektile kooskõlastada. Kolmandaks tugevuseks toon välja meie logistika. Näiteks, kui teil on homseks vaja kaupa objektile, siis mis tahes Eesti punktis, Mandri-Eestis, me toome selle kauba homseks kohale. Samuti 2 korda nädalas käib meil auto Saaremaal ja ülejäänud piirkonnad on kokkuleppel. Nüüd neljandaks tugevuseks, mis on võib-olla isegi et kõige olulisem, on siis materjalide valik ja saadavus ja kogused. Et üks hullemaid asju, mis saab objektil juhtuda, on see, kui materjal saab otsa. Seda selles mõttes, et materjalid objektidel on alati kooskõlastatud ja kui neid lihtsalt edasimüüja või hulgimüüja ei suuda enam pakkuda, siis on see piisavalt halb variant nagu nii tellija, paigaldaja kui järelevalve jaoks. Et sellist asja juhtuks, siis Oninenis me teame, mis tooted radiaatori lahenduses kogu aeg liiguvad. Kõige tähtsamate ja liikuvamate toodete jaoks me oleme siis teinud suuremad ostutellimused. Vajadusel me ladustame neid isegi poole aasta kaupa. Meie jaoks on kõige olulisem, et see kaup ei saaks otsa ja teda jätkuks kindlasti kõikide projektide lõpuni. Nüüd, kui need tugevused kõik kokku panna, siis sellepärast ongi Oninen tuntud turul kui arvestatav partner ja kui tahetakse objektidele minna nagu kindla peale, siis tihtipeale valitaksegi Oninen oma partneriks. Nüüd tänasest seminarist, et seminari teemaks on meil kortermaja küttesüsteemi renoveerimine ja siia olemegi koondanud 4 kõige tähtsamat oma tarnijat, mis siis samal ajal katavad ära 4 kõige tähtsamat valdkonda radiaatorkütte lahenduses. Need oleksid siis Purmo, mis esindab terasradiaatoreid, Danfoss, mis siis on liiniseade ja radiaatorventiilid, Grundfos pumbad
ja Raccordier Metallic, kes valmistab meile terasplash, torustikke ja liitmikke. Miks on Onninen teinud just valiku nende brändide kasuks? Seda sellepärast, et kõigil nendel brändidel, firmadel on pikk ajalugu, mitmekümne aasta pikkune siis tootearendus, tänu sellele saavutatud tootekindlus, usaldatavus ja kvaliteet. Siis tagasiulatatavus, et kui ükskõik millisel selle brändi toodetest oleks vanema generatsiooni toode vaja asendada või välja vahetada, siis koos me leiame sellele lahenduse või vajadusel siis vahetame uuema ja innovaatilisema toote vastu. Ja viimaseks, kõikide nende brändidel on Eestis kohapeal esindaja, mis siis tähendab seda, et on olemas kohapealne tootetugi ja igal ajahetkel on võimalik küsida nii tooteabi kui siis igakülgselt muud abi. Nüüd tänane seminar, esiteks me salvestame selle ja teiseks kõik ettekanded on tegelikult juba ette salvestatud. See nüüd tähendab seda, et kui iga ettekanne on ligikaudu pool tundi pikk, siis ettekande ajal küsimusi vahele esitada ei ole võimalik, aga teil on võimalik esitada küsimusi peale ettekande lõppu. See on siis kuskil 10–15 minutit, mille hetkel siis eelnev esitaja on ise tegelikult laivis ja vastab meelsasti teie küsimustele. Nüüd ma tooks välja, kuidas siis täpsemalt tänane päevakava on, et kohe praegu peale sissejuhatust siis kell 10.05 alustab esimesena Egert Laas Grundfosist, kes siis tutvustab energiasäästlikke pumpasid. Edasi 10.45 räägib Karro Sajan Onninenist terasplace torustikkudest. Siis kuskil 11.25 kuni 11.40 on meil planeeritud veerandtunnine paus ja päeva teises pooles siis alustab Purmo teraspaneelradiaatorite esitlemisega Risto Muldmäe Purmost. See oli siis 11.40 ja päeva lõpetab neljandana kell 12.20 Marko Mooring Danfossist, kes siis esitleb küttesüsteemi ventiile. Tervist! Minu nimi Egert. Olen siis müügiinsener firmast Grundfos ja täna räägime siis meie Magna pumpadest. Millest räägime? Kõigepealt natukene Grundfosi ajaloost, mis on pumba tööpunkt, pumba püsikiirused, konstantse rõhugraafik, proportsionaalse rõhugraafik, autotappfunktsioon, flow limit funktsioon, mis on nende põhieelised ja siis lõpuks ka väike võrdlus siis Magna 3 ja Magna 1 vahel. Toodame aastas enam kui 16 miljonit pumpa. Et oleme maailma juhtiv pumbatootja, omades hinnanguliselt 50% turuosast. Asutati 45. aastal Taanis, 88,1% ettevõttest kuulub Paul Duenseni fondile, kus siis 5–10% tulust investeeritakse tootearendusse. Käive on siis üle 3 miljoni euro aastas, töötajaid üle 17 000. Tänu sellele, et me investeerime siin 5–10% tulust tootearengusse, tänu sellele me siis saamegi areneda oma pumpadega järjest enam. Esimene Magna pump, mis oli püsimagnetmootoriga Magna, tuli meil aastal 2001. 2004 laienes tootevalik, esimene A-klassi tsirkulaator tuli 2005, mis oli siis üks ainulaadsemaid. Ja sealt siis edasi läks järjest täiendatud versioonide peale.
Räägime siis kõigepealt veel tööpunktist, et enne kui me läheme nende pumba eripärade ja funktsioonide juurde, teeme siis kõigepealt selgeks, mis need funktsioonid on ja siis pärast räägime, mis funktsioonid siis meie pumpadel siis olemas on. Et kõigepealt siis tuleb aru saada, mis on tööpunkt. Tööpunkti arvutab välja projekteerija, võttes siis arvesse torustiku takistust ja palju muud. Ta arvutab välja voolu hulga, mis on siis kas kuupmeetrit tunnis, liitrit sekundis, liitrit tunnis ja samuti siis arvutab välja siis rõhu ehk siis tõstekõrguse. Pildi peal on siin nomogramm, mis siis näitabki torustiku takistust. Tõstekõrgust siis saame vaadata kas kilopaskalites, meetrites, barrides. Et projekteerija siis arvutabki välja kõva varuga siis selle tööpunkti. Ehk siis pump peab suutma töötada ka -25 kraadises külmas, peab suutma kütma maja soojaks ja samuti peab olema ka efektiivne, kui on -25 kraadi asemel näiteks -2 kraadi. Et pump siis peab igal juhul igas olukorras suutma selle maja ära kütta. Et selle jaoks ongi meil siis vaja tarkasid pumpasid, mis siis soojemate ilmade korral muudavad enda kiirusi, mis siis saavutavad efektiivsuse. Kõigepealt me vaatame siis sellist pumpa. All on siin pumba graafik, mis sinine joon siis näitab pumba jõudlust, must joon mootori pöördeid. Ühesõnaga, tegemist on siis on-off tüüpi pumbaga, ehk siis pumpa on siis võimalik lülitada sisse, ta hakkab täiel kiirusel tööle ja on võimalik lülitada siis välja, kus ta siis lihtsalt lülib välja ja rohkem temast kasu ei ole. Ütleme, projekteerija on võtnud tööpunktiks siin 1,7 kuupmeetrit tunnis ja 20 kilopaskalit. Pumba graafiku peal on ta sellise koha peal. Ehk siis see on tegelikult reaalne tööpunkti koht. Ja kui me nüüd selle pumba tööle paneme, siis pump vaatamata sellele hakkab ikkagi tööle seal, kus temale sobiv on. Ehk siis täiskiirusel lülitasite sisse ja reaalselt siis tegelikult see tööpunkt sellise pumba puhul tuli välja 2,34 kanti tunnis, kuupmeetrit tunnis ja 42 kilopaskalit. Ehk siis reaalselt tuli meil süsteemi 37% rohkem voolu hulka ja 110% rohkem rõhku. Ehk siis kogu see viirutatud ala on nii-öelda maha visatud raha, mida oleks saanud säästa. Kui nüüd lähme natukene ajas edasi, natukese parem pump sellest on-off pumbast on pump, millel on olemas 3 püsikiirust. Esimene kiirus, teine kiirus, 3. kiirus. Ja nüüd, kui me võtame siin näiteks tööpunkti 0,7 kuupmeetrit tunnis, 10 kilopaskalit, pumba graafikul asub ta sellise koha peal. Kui nüüd oleksime võtnud eelmise pumba näite, paneme tööle, tööpunkt läheb jälle kõige ülemise graafiku juurde, hakkab täiel kiirusel tööle. Ja nüüd me teame, et see tööpunkt on madalal, valime esimese püsikiiruse. Tööpunkt liigub siis esimese püsikiiruse peale ja nüüd see viirutatud ala on palju väiksem, kui ta ennem oli. Järgmiseks siis räägime konstantse rõhu funktsioonist, kus siis vastavalt diferentsiaalrõhule muudetakse sagedusmuunduriga pumba pöördeid. Voolu hulk ainult siis kas suureneb või väheneb. Rõhk jääb konstantseks.
Magna 3 pumbal on võimalik konstantset rõhku täpselt ära seadistada. Need punasega viirutatud on konstantse rõhu graafiku jooned. Kui meil nüüd on tööpunkt, on 0,7 kuupmeetrit tunnis, tõstekõrgus ehk rõhk on 10 kilopaskalit, siis punane täpp on meil selle tööpunkti peal. Ehk siis, kui valime esimese konstantse rõhu graafiku, tööpunkt liigub natukene ülespoole, kadu on väike ja hoiab siis konstantset rõhku ja liigutab, tähendab vooluhulk siis ainult kas suureneb või väheneb. Nüüd, kus saab seda konstantset rõhku täpselt seadistada? Tööpunkt on sellise koha peal, eelseadistatud konstantse rõhu graafik on seal, meie siis seadistame uuesti meie pumbal siis uue konstantse rõhu graafiku siis täpselt tööpunkti järgi. Ehk siis toome selle pumba graafiku alla, võimalikult tööpunkti juurde, kadu oleks võimalikult väike, pump hoiab siis konstantset rõhku ja vooluhulk siis suureneb või väheneb. Järgmine, millest me räägime, on proportsionaalse rõhu funktsioon, kus siis vastavalt diferentsiaalrõhule muudetakse pumba pöördeid. Ehk siis vooluhulk kui ka rõhk kas siis suurenevad või vähenevad. Magna 1 pumbal on eelseadistatud proportsionaalse rõhu graafikud. Magna 3 on võimalik rõhku täpselt seadistada. Ehk siis, kui me vaatame praegu neid punaseid jooni, see on siis eelseadistatud proportsionaalse rõhu graafikud. Ütleme, et tööpunkt on meil sellise koha peal, kus on punane täpp graafikul. Me valime siis esimese proportsionaalse rõhu graafiku, tööpunkt liigub selle peale ja siis hakkab suurenema või vähenema siis mööda seda graafikut. Proportsionaalselt siis. Selle mõte, miks see on hea, on see, et see ei ole mõistlik hoida suletud või osaliselt suletud ventiili ees liiga kõrget rõhku. Et vähestel juhtudel, kui süsteemi rõhukadu on ebanormaalselt suur, siis ei ole seda võimalik kasutada, aga neid on tõesti väga vähesed juhud, kus ei ole võimalik seda kasutada. Autoadapt funktsioon. See on siis, et pump analüüsib diferentsiaalrõhku ja vastavalt diferentsiaalrõhu muutustele korrigeerib siis proportsionaalset graafikut. Ehk siis autoadapt funktsioon töötab proportsionaalse graafiku alusel. Ehk siis ta teeb ise uue proportsionaalse graafiku ja siis hakkab selle järgi tööle. Et lühema perioodi diferentsiaalrõhu kõikumisel kompenseeritakse pikki proportsionaalset graafikut liikudes. Pikema perioodi, näiteks aastaaegade lõikes diferentsiaalrõhu kõikumisel kompenseeritakse proportsionaalset graafikut tõstes või langetades. Kui me nüüd vaatame autoadapti tööpiirkonda, siis see on see, mis nüüd muutus punaseks, et oli helesinine viirutatud ala seal. Punane kast ümber on siis see autoadapti piirkond. Ehk siis, kui meil on nüüd tööpunkt, siis pump töötab esmakordselt eelseadistatud proportsionaalse graafikuga. Kui termostaatventiilid on avatud, siis vooluhulk tõuseb proportsionaalselt siis rõhuga. Termostaatventiilid hakkavad sulguma maksimaalse vajaduse punktis. Ja siis sealt luuakse kõige optimaalsem proportsionaalne uus töögraafik siis vastavalt selle ventiilidele ja tööpunktile siis. Ja tööpunktis hakkab liikuma mööda seda proportsionaalset graafikut. Pump uuendab seda graafikut iga 2 nädala tagant siis, ehk siis ta kogu aeg saadab impulsse, ehk siis
tahab aru saada, kas ta tahab aru saada, kas ventiilid on siis hakkavad sulguma või avanema. Kui ventiilid ei sulgu, hakatakse tõstma graafikut. Kui ventiilid sulguvad, siis kas langetatakse või jätab graafiku samaks. Konkureerivaid tooteid peab maksimaalse energia säästmiseks pidevalt ümber seadistama, kasutades siis katse-eksitusmeetodeid. Autoadapt teeb seda ise. Inimene ise ei pea seal midagi seadistama ega midagi, ehk siis ostab pumba, paneb selle autoadapt funktsioonile ja pump teeb siis kõike kliendi eest. Jah, et teistel pumpadel, paljudel pumpadel need eelseadistatud proportsionaalsed graafikud on olemas, aga on suhteliselt ebatõenäoline, et vajatav tööpunkt ja reaalne tööpunkt langevad kokku. Ehk siis te võite valida näiteks kogemata vale proportsionaalse graafiku ja ikkagi teil on see energiasäästu on põhimõtteliselt on olematu. Et autoadapt annab maksimaalse energiasäästu sellepärast, et ta konkreetselt vastavalt olukorrale teeb siis uue proportsionaalse graafiku siis konkreetselt selle tööpunkti jaoks, mida me oleme siis ise pannud sinna pumpa. Järgmine funktsioon on flow limit. Flow limit lubab meil siis piirata vooluhulka, ehk siis kui projekteerija on arvutanud välja, et sellise konkreetse maja soojaks kütmise jaoks ei ole vaja rohkem vooluhulka, kui siin on 8 kuupmeetrit tunnis. Me saame panna pumbale siis seadistada niimoodi ära, et ükskõik mis juhul pump ei lase sellel tööpunktil üle 8 kuupmeetri tunnis minna. Ja miks see on veel hea? Seda saab kasutada koos teiste funktsioonidega. Ehk siis me paneme peale flow limiti pumbale ja paneme peale samas ka autoadapt funktsiooni, millest me just rääkisime. Ja tulebki uus funktsioon, mis on siis flow adapt. See on siis kaks funktsiooni kombineeritud. Ehk siis, kui meil ennem oli peal oli flow limit, punane joon, ja meil on nüüd tööpunkt, kus on siis seadistatud autoadaptiga siis proportsionaalne graafik, siis vooluhulka ja rõhku suurendatakse mööda seda proportsionaalset graafikut siis kuni selle flow limit teadeväärtuseni, mis siis just pandi. Ehk siis tööpunkt liigub punase jooneni ja siis hakatakse rõhku langetama hetkeni, millal vooluhulk hakkab vähenema. See kindlustab selle, et meil ei oleks üleliigset rõhku. Nii, langetame ja siis peale langetust tehakse siis uus proportsionaalse rõhu graafik. Ja sellise koha peal siis sellise graafiku peal siis hakkab see pump tööle. Miks see on hea? On see, et pump leiab kõige optimaalsema proportsionaalse graafiku kõige kiiremini. Flow adapt on autoadaptist veel energiasäästlikum. See on siis puhtalt sellepärast, et me saame piirata vooluhulka. Samuti, millest veel räägime, Magna 3-le on võimalik panna andmeside ehk siis andmekaardid. On võimalik panna LON, PACnet, Profibus, Genibus, Modbus. Modbus on siis levinum variant, TCP, VRTU protokoll, GSM ja Internet. Et on võimalik juhtida pumpa, on võimalik vaadata tööolekut, tööparameetreid. Ehk siis, miks see on hea, miks seda inimesed teevad? Eelkõige siis haldusfirmad või paigaldajad
et vajaliku teabe saamiseks ei pea kõiki pumpasid koha peal füüsiliselt kontrollima. Ehk siis te saate pumba andmed siis endale arvutisse. Millest veel räägime, on Grundfos Go ja kuidas ta siis Grundfos Go siis saab ühendada meie pumpadega. Grundfos Go on siis rakendus, mobiilirakendus, mis siis on olemas nii Apple'ile kui Android telefonile. Tasuta saab alla laadida. Miks see rakendus on hea, on see, et esiteks saab pumbaga ühenduse luua, saab juhtida pumpa, vaadata olekuid, saab võtta erinevaid dokumente välja sealt, kasutuspaigaldusjuhendeid saab sealt kätte, saab probleeme tuvastada, saab pumpasid asendada. Asendamine on ka väga lihtsaks tehtud, et ütleme, kui teil on vana pump on seinas, te võtate sealt Grundfos Go'st, võtate kaamera lahti, panete selle vana pumba, sihite kaamera siis selle vana pumba peale ja siis rakendus pakub siis sobiva asenduse. Ja palju muudki siis, mida selle rakendusega teha saab, millest siis kõike ei jõuagi täna siin praegu ära rääkida. Ma kindlasti soovitan seda rakendust tõmmata ja surfata seal natuke ringi ja siis näete, milleks see programm kõik suuteline on. Energiasäästust siis veel rääkides, et tüüpiline installitud tsirkulaatorpump siis on see kõige vasakpoolne graafik. Need on siis sellised pumbad, mis siis, nagu me kõige alguses rääkisime, millel on üks kiirus, mis on siin mõnedel kortermajadel veel on pandud selline. Tal on üks kiirus ja on kõige vähem energiasäästu. Kui nüüd need asendada Magna 3 pumpadega või DP3 pumpadega, kui on väga suur kortermaja, siis on sääst kuni 75%, mis on väga märkimisväärne. Magna 3 keskmine energiaefektiivsuse indeks on 0,18, mis on ka väga-väga hea tulemus. Et kui me nüüd räägime veel natuke sellest korteri olemasoleva pumba asendusest Magnaga näiteks, siis Magna 3 on küll kallim kui see üheastmeline pump, ühe kiirusega pump, aga selle tasuvusaeg, kui see efektiivsus on nii suur, et selle tasuvusaeg on juba 2 aastaga on tasa ja edasi sealt siis tuleb järjest siis rahaline sääst. Ja meie pumba eluead on väga pikad just sellepärast, et neid on testitud kõige karmimates tingimustes üldse. Ilmselt need pumbad kunagi nii karmidesse tingimustesse ei satu, kui Grundfos on need ära testinud. Ja see siis ongi meie saladus, miks meie pumbad siis nii hästi vastu peavad. Ülevaateks siis, mis siis meil kõik oli. Püsikiirus, konstantne rõhk, proportsionaalne rõhk, millest me kõik rääkisime, millest me ei rääkinud, mida saab veel teha, on temperatuuri järgi juhtimine ja samuti ka diferentsiaaltemperatuuri järgi juhtimine. Vooluhulga järgi juhtimine, ühesõnaga neid juhtimisi on veel, aga kuna aega oli piiratud, siis nendest me praegu rääkima ei hakanud. Kellel on veel mingisuguseid mõtteid või küsimusi, siis võib kindlasti minu poole pöörduda. Mis on veel Magna 3 pumba eripärad? On energiaarvesti. Tal on võimalik siis salvestada energiaarvesti väärtust siis ja on võimalik siis andmesidega edastada. Ehk siis on võimalik saata see kuskile. Energiaarvesti täpsus on niisugune pluss-miinus 5% on see tegelikult. Ja samuti veel
Ekraan on pumba peal, saab võtta 3D graafikuid siis pumba pealt ja näha siis, mismoodi pump on töötanud mingis aja vältes, siis mingi aja vältel ise seadistate siis, et mis aja peale te vaadata tahate. Ja pluss siis, mis on veel, on meie pumbal väga hea omadus. Üks põhiomadustest on see, et seadevooluventiil on pumpa sisse ehitatud. Ehk siis ei ole vaja pumbal, kui seadevooluventiil paigaldatakse peale pumpa, pumpab väga suurel kiirusel vastu seadevooluventiil, seadevooluventiil siis pidurdab see loo maha ja laseb siis vaikselt alles seda voolu hulka edasi. Meie pumbal on seadevooluventiil sisse ehitatud ja aeglustab ise pöördeid, olles siis seeläbi väga efektiivne. Siin on siis need öeldud, et on kõrge energiaefektiivsusega, pumba seadevooluventiil on sisse ehitatud soojusenergia arvesti kasutusele võtu abi. Magna 3 on sobilik erinevatele rakendustele, küttele, jahutusele, kuumale tarbeveele, maaküttele, päikesekütte süsteemidele. Aga mis on see, mis teeb Magna energia tõhusaks? Pumba korpus on üks asi, mis saab pumba korpused saab pumpadega kaasa, see vähendab siis soojuskadu läbi pumba korpuse. Seda ei ole siis vaja kuskilt eraldi nikerdada kuskil, need on pumbal on olemas, saab kohe pumba peale panna. Püsimagnetrootor tagab mootori kõrge kasuteguri. Väline vasktraat põhjustab asjatut energiakadu, kompaktne staatori disain välistab sellist kadu. Ja samamoodi, millest me just rääkisime, autoadapt ja flow adapt koos toovad märkimisväärse energiasäästu. Ja kuidas me neid kõiki funktsioone kasutada veel saame, mis pump võimaldab, siis on meil sisse ehitatud diferentsiaalrõhu ja temperatuuri andur, mis aitab siis ka hoida energiakulud minimaalsena. Siin on nüüd väike võrdlus. Ennem meil oli vana Magna 1, millel siis oli 3 proportsionaalset graafikut, 3 konstantset rõhugraafikut ja 3 konstantset kiirust, mis olid siis juba eelseadistatud ja neid muuta ei saanud. Uuel Magna 1 on need samad asjad olemas, ka muuta ei saa. Aga mida uus Magna saab veel lisaks teha, kuna tal on üks relee väljund, üks digitaalne relee ja start-stop süsteem, ehk siis ta on suuteline näiteks saatma mingisugust alarmi või häiret siis edastama. On võimalik juhtmevabalt, siis Magna 1 suudab juhtmevabalt teiste pumpadega suhelda, mis on ka väga hea omadus. Ja samuti siis saab Grundfos Go rakendusega, nagu me rääkisime, saab siis ühendada. Ja nagu me tabelist näeme, et siis Magna 3-l on julgelt rohkem võimalusi. Kõik need autoadaptid, flow limitid, flow adaptid, neid saab teha, on olemas kõik proportsionaalse rõhugraafikuid, konstantse rõhugraafikuid, kõik on täpis seadistatavad ja samuti on ka palju 3 digitaalset sisendit, 2 relee väljundit ja 1 analoogsisend. Rohkem infot võib leida andmevihikutest, kiirjuhenditest, brošüüridest, kasutusjuhenditest ja meie kodulehe pealt. Ja loomulikult, kui on kellelgi küsimusi või tekkis huvi asja vastu, siis võite minuga ühendust võtta, räägime, vaatame, mis siis oleks teile kõige sobivam lahendus. Tänan kuulamast!
ehk siis korteriühistute renoveerimise torustikud. Ehk siis küttesüsteemidele seatakse siis sellised rangemad nõudmised, kui me tegeleme renoveerimistega ja üks nendeks siis on kindlasti paigalduse puhtus. Ehk siis paigalduse jäägid ei tohiks kahjustada korteri sisustust. Meil on seal kindlasti olemas kallid parketid ja muu mööbel, asjad, mis võivad saada kahjustada. Paigaldus peaks olema külm, ehk siis ei tohiks kasutada keevitust ja siis muid süttivaid soodustavad siis meetodeid, kuna meil on palju pehmet mööblit ja süttivat materjali korterites. Kindlasti peab paigaldus kiire olema, et töömees saaks tulla kiirelt sisse ja kiirelt välja minna. Kuna pererahvale nii või naa see ebamugavus juba suhteliselt suur ja töökindluse saavutuse lihtsus. Ehk siis paigaldus peaks olema tehtud siis esimese korraga õigesti ja seda siis tagab kindlasti see, kui materjalid süsteemselt paigaldatavad ja tegevused on siis korratavad. Tööiga peaks pikk olema, ehk siis torustikuna tuleks kasutada siis ennast enne pikalt tõestanud materjale ja teras on selleks kindlasti kõige parem, et ta on ennast tõestanud 50+ aastat juba ja jätkuvalt siis kõige parem materjal küttesüsteemidesse. Ja paigaldus peaks olema süsteemne, ehk siis kõik komponendid on pärit siis ühest kohast ja siis tootja poolt heaks kiidetud, ehk see on kindlasti hästi oluline. Säiliks garantii ja teada oleks, et kõik on siis paigaldatud õigesti. Ja mis kõige tähtsam võib-olla silmale on esteetilisus. Ehk siis kui see torustik on paigaldatud, siis ta peab tegelikult nägema ka ilusti ja hea välja, seepärast tegemist ikkagi meie kodudega. Onninen nüüd turustab viimased siis 10 aastat juba rakordeeri presstorustikku. Ja siis radiaatorsüsteemidele on meil rakordeeri poolt siis Steelpress. Ettevõttel on siis üle 50 aastane ajalugu. Ettevõte asub Itaalias ja Itaalias ja Hispaanias töötab siis kokku 250 inimest. Ehk siis toodetakse eranditult Euroopas ja tänu sellele, et Euroopas toodetakse, on siis kvaliteedikontroll ka kõige parem. Lisaks, kui me nüüd räägime torudest, siis tänu sellele, et torud tuuakse siit samast Euroopast, siis ei ole torude sees õli, mis siis pestakse reeglina pärast ventiilidesse. Ja tänu sellele on kõik lihtsalt ilusti kättesaadav ja kergelt paigaldatav. Ka peab mainima seda, et tänu selle Euroopa tarne COVID-i ajal ei olnud meil tarneraskusi, sellepärast Euroopas autod liikusid, aga väga raske oli saada kaupa üle mere või väljaspoolt Euroopat. Ehk siis väga palju pöördusid meie juurde materjali juurde. Aga rakordeerist edasi rääkides, siis mis teeb ettevõttega hästi unikaalseks, on oma testlaborid ja väga range kvaliteedikontroll, ehk siis kvaliteedikontrollist räägime ka edaspidi. Aga lihtsalt eelnevalt juba rääkida, siis ettevõttel on jälgitav koodisüsteem, mis siis viib materjali siis välja kuni toormaterjali ja testlaborite puhul rakordeeri teeb oma materjali siis pikaajalisi teste, nii et me teame tegelikult, et on testid, mis kestavad selline 2, 5 kuni 10 aastat, et oleks teada, kuidas nende torustik toimib. Iga detailsest torustik on kodeeritud ja seotud siis süsteemis ja see on siis seotud konkreetse inimese ja masinaga. Süsteem iseenesest on täielik, ehk siis on liitmikud, on siis oorõngad, torud ja siis tööriistad nende paigaldamiseks. Ehk siis kui me võtame siis ehitaja ei pea mitte midagi ise nuputama, et paljudel ehitajatel Onninen on siis tarninud ka presstööriistad, kuid siis saab kasutada erinevaid presstööriistu ka, mis on nimekirjas lubatud. Ehk siis selle nimekirja saab juba tehnilisest käsiraamatust kergelt kätte meil. Rääkid siis pressiühenduste arengust läbi aastate, et tegemist ei ole uue materjaliga. Rakordeeri juba alustas seda siis 96. aastal, kui hakati siis uurima konkurentide patente. Nüüd rakordeeril on 4 erinevat presssüsteemi, millest meie räägime siis kütte ja jahutuse presssüsteem. Ja rääkis siis küttejahutuse presssüsteemist, siis mis on meil tähtsamad aastaarvud, siin on siis
kindlasti aasta 2004, kus siis patenteeriti siis turvaline noorengas ja näitame, kas milline see turvaline noorengas välja jääb ja miks ta on turvaline ja selline võib-olla kõige suurem innovatsioon toimus siis 2014, kus siis patenteeriti siis keevituseta kolmik ehk siis kolmiku haar, mis välja tuleb, ei ole enam keevitusega ja räägime ka sellest, miks see on oluline siis edaspidi. Ehk siis üleval nähtav logo on siis Steelpress. See on siis üks RM4 siis presssüsteemi kaubamärgist. Et Steelpress on mõeldud siis kütte ja jahutuse peale, et ei saa kasutada veesüsteemides, tarbeveesüsteemides, kuna tarbevees on sees nii soolasi, mida vajab siis meie keha ja samamoodi hapnikku, mis siis reageeriks toru seinaga, et seal kasutatakse siis inoxpressi, kui me kasutame presssüsteemi, teraspresssüsteemi. Ehk siis teraspressi puhul ja Steelpressi puhul saab kasutada ainult siis suletud süsteemides ehk siis küttesüsteemid ja jahutuse süsteemid. Toru on siis väljaspoolt siis galvaniseeritud 6–12 mikronilise kihiga. See on siis 0,01 millimeetrit ehk siis kiht on hästi õhuke ja tegelikult on piisav, et tagada siis selline dekoratiivne ja esmane kriimustuskaitse. Aga ta ei ole kindlasti mõeldud välja, et see on ikkagi sisetorustik. Süsteemil endal on siis 8 rahvusvahelist sertifikaati. Üks on Norra DNV ja teine siis Prantsusmaa CSTP. Miks need eraldi välja tõin on sellepärast, et need on 2 kõige raskemini saadavat sertifikaati. Ja CSTP siis eeldab, et ettevõttel, kes nüüd see sertifikaati omab, on kindlasti olemas oma testlabor ja tal toimub pikaajalised testid siis nende materjali peale, mis on siis sertifitseeritud. Tihendiks siis kasutatakse turvalist spetsiaalse profiiliga EPD moorõngast, temperatuuri taluvusega siis kuni 120 kraadi. Ja see 120 kraadi oorõnga temperatuuri taluvus siis määrab ka ära kogu selle süsteemi temperatuuri taluvuse. Ehk siis ta on kõige madalama temperatuuriga komponent süsteemis ja see normaalne töötemperatuur on 90–100 kraadi. Nii et kuna küttesüsteemis on meil maksimaalselt 78, siis see temperatuuri taluvus on piisavalt. Turul on üldiselt siis 2 profiili, on M-profiil ja V-profiil. M-profiil on siis see, kus on see roheline linnuke siin. Eestis peaasjalikult siis ka meie konkurendid kasutavad M-profiili, ehk siis V-profiili kasutatakse suhteliselt vähe. Ja iseenesest ainuke suur vahe nendel on siis tööriistades, ehk siis M-profiili tööriistaga ei tohiks pressida V-profiili ja V-profiili omaga M-profiili. Muidu mõlemad peavad väga hästi vastu. Nüüd rääkis siis liitmikust, et kui me järjekordselt tuleme, siis liitmikul on siis peale pandud materjal, ehk siis materjali sertifitseering. Nüüd liitmik on tähistatud siis järgnevate asjadega, et siis logo on siis Steelpress, on siis siin kohas. Siis töönumber on nüüd see number, millega me siis tegelikult saame jälgida kuni toormaterjali välja, mis on selle liitmikuga saanud või kuidas see liitmik on rännanud nagu lattu. Ehk siis me teame täpselt ära, mis autoga ta Eestisse jõudis, kes oli see, kes selle liitmiku tegi, mille ta laost ära võeti, kes kvaliteedikontrolli tagas ja põhimõtteliselt, kes kaevandas kuni sinna välja, et mis toormaterjalist ta siis tehtud on. Ja siis materjali sertifitseering on siis kõige all, siin puhul on siis CSTP, ehk see on kõige kõvem siis sertifikaat, mida Euroopa Liidus saab siis hoida. Rääkides nüüd liitmikusse paigaldatud oorõngastest, siis
Siin näete konkurentide oorõngaid ja siinpool on siis rakordeeri oma. Ehk see rakordeeri muutnud oorõnga profiili, ehk siis ta on läätsakujuline. Põhjus, miks ta seda tegi, oli sellepärast, et sa sai nüüd oorõnga selle sügavamale viia. Ehk siis, kui toru sisestatakse, siis ei pöörada esiteks oorõngast ümber ja teiseks ei vigasta siis. Samas, kui see oht on kindlasti olemas nagu siis ümarate oorõngastega, kus siis oorõngas on tegelikult profiilist kõrgem. Ja tänu sellele on võimalik siis kas vigastada või oorõngas ümber pöörata. Ja see on hästi tähtis, kuna seda tegelikult peale paigaldust enam ei näe. Siis järgmine asi on kindlasti mustus. Võib-olla see on isegi tähtsam selles suhtes, et neid liitmikke reeglina kantakse erinevalt. Võib juhtuda seda, et liitmiku kannab töömees endal taskus. Ja kui töömees kannab endal taskus, siis taskus võib tal olla erinevaid väikseid liivapuru, metallipuru, metallilaaste, mis võivad siis sattuda siia oorõnga vahele. Kuna rakordeeril ei ole sellist õõnsust või õnarust oorõnga vahel, kuhu ta saaks koguneda, siis see tõenäosus, et sinna midagi jääb, on siis väga väike. Ehk tänu sellele me saame nagu väita, et see oorõnga paigaldus ja pressimine on ohutum. Sellepärast, kui me pressime selle metallilaastu oorõngasse, siis ta põhimõtteliselt selle surve all lõikab selle oorõnga pooleks. Ja viimasena siis tihenduspind. Ehk kuna ta on läätsakujuline, siis oorõnga tihenduspind on circa 20% suurem toruga kui tavalisel oorõngal. Nüüd siis rääkides siis innovatsioonist. Et 2014 siis töötati välja 2014 töötati välja siis ühes tükis kolmik. Kolmik on siis ilma keevituseta, mis tähendab siis seda, et ta võetakse ühest torutükist ja hüdrosurvel läbi matriitsi siis pressitakse välja kolmas haar, mis omakorda annab siis paigalduskindlust. Et kui me nüüd kujutame ette, et meil püstaks liigub üles ja üleval ta hargneb, siis tihti peale, kui paigaldatakse, enne me jõuta ära torusid kinnitada seina peale, kui jäävad need torud selle keevituse peale põhimõtteliselt kiikuma. Aga kuna rakordeeri seda keevitust ei ole, siis tänu sellele on nüüd rakordeeri eemaldatud süsteemist nagu viimase nõrga koha. Nüüd, et aru saada, mis jäljed on, mis jäljed siis vaatame liitmikku. Et liitmikul on siis peale pressimist jääb siis 2 jälge, aga enne pressimist siis on üks jälg, mida mõned on pidanud mitte pressimisjäljeks, sellepärast ma tähistasin ta ära. Ehk siis ta ei ole pressiga tehtud, vaid ta on reaalselt valtsitud siis tehases. See ei ole pressijälg siinpool. Et see lihtsalt on valtsitud. Nüüd, kui me vaatame siis siia poole, siis me näeme tegelikult, et pressijäljed on just selle koha peal. Nüüd, sinna väljas poole siis läheb ka, pressitakse peale see märk, mis on siis lõugade peal ja klauka puhul on selline nagu sirp või see C-kujuline märk. Ja siis väljas on näha siis ka pressijälg. Nüüd peale pressimist, see pressimist kutsutakse rohkem külmkeevituseks. Ehk siis ta pressib see materjali nii kokku oma vahel, et sealt tegelikult veemolekulid ei tohiks enam läbi pääseda. Ja tänu sellele on ta hästi vastupidav. Ehk siis oorõngas on see lisaohutus, ehk siis suurema rõhu peatab ikkagi ära see külmkeevitus ja siin seespool on näha siis pressimisjäljed ja liitmik hoitakse kinni siis metallideformatsiooniga. Ehk siis mitte oorõngas ei hoia seda liitmikku seal paigal, vaid tegelikult see metallideformatsioon. Oorõngas on lihtsalt siis see, mis peatab siis selle lõpliku lekke. Süsteemi paigaldus iseenesest on hästi lihtne. Kõigepealt tuleb siis toru mõõtu lõigata, mis on hästi tähtis. Siin peab meeles pidama, et toru lõigatakse mõõtu kindlasti mitte ketaslõikuriga. Ehk siis ketaslõikurit kasutada ei tohi, ehk siis maakeeli relakas.
et kasutada tuleks siis kas käsilõikujat või Onju müüb ka Milwaukee neid elektrilisi lõike, mis siis lõikavad selle toru ära ilma, et nad toru üles kuumutaks. Sellepärast, kui toru üles kuumutatakse, siis singikiht põhimõtteliselt sealt pealt on läinud. Ehk siis seda ei tohiks nagu ära põletada. Seejärel, kui on lõige tehtud, siis tuleks eemaldada siis need lõikejäägid ja siis erinevad teravused, et ei kahjustataks oorõngast. Selleks on siis spetsiaalne selline riivviil, mis võtab siis mis kumerdab siis need otsad ära. On nii käsi oma olemas, kui on ka elektriline, on nii ise müüb käsi omaga saab väga ilusti hakkama. Ja siis kolmanda etapina tehakse siis šablooni peal toru sügavussisestuse joon. See joon jääb väljapoole liitmikku, kui ta läheb, et siis seda peaks järelevalve kindlasti jälgima, et neid šabloone kasutatakse ja kasutatakse samamoodi neid vildikaid. Nüüd üks asi selle šablooni puhul on veel, et miks ei tohiks kasutada siis relakat, seepärast relakaga lõige võib olla ka viltuna lõige, ehk siis ta võib olla nurgal tehtud lõige, mis tähendab seda, et isegi kui see šablooni nüüd siin kasutatakse, see joon tõmmatakse, siis see toru võib olla nagu ühes kohast nagu ikkagi viltu lõigatud, kui see on relakat kasutada. Et see peab kindlasti jälgima, et seda relakat objekti peale kasutatakse. Et kasutatakse spetsiaalsed lõikajaid. Toru ei ole nii tugev, ta on suhteliselt lihtne lõigata, et teda ei saaks nagu käsilõikega lõigata. Siis peale seda markeerimist kontrollitakse ära siis liitmiku oorõngas. Ehk siis põhimõtteliselt sõrmega lastakse üle ja siis pressitakse ühendused siis õige tööriistaga. Nüüd korraks veel, et kui sõrmega libistatakse üle sealt oorõngast, siis oorõngal on sellised väiksed lohud sees ja need lohud on mõeldud selleks, et ta on lekkiindikatsioon. Ehk kui nüüd see liitmik jääb ka mingil põhjusel, see viimane asi jääb tegemata, ehk siis see pressimine jääb tegemata, siis kui tehakse rõhutest, siis tänu nende lohukustele oorõngas hakkab see liitmik lekkima ja see lekke on võimalik üles leida. Ilma, et kellelegi jääks selline mitte pressitud liitmik kuskil objektile. Ehk siis kui rõhk sisse pannakse, see rõhk hakkab langema ja tänu sellele siis tegelikult see ehitusmees teab, et kuskil on mingi liitmik pressimata jäänud. Ehk see on see lisakindlus. Lekkiindikatsioon siis on see, kuidas seda kutsutakse. Nüüd, kui kõik on kontrollitud, kõik on ilusti ära pandud, toimub pressimine ja kui pressitud, siis põhimõtteliselt ongi kõik. Ehk siis töö on tegelikult hästi lihtne, hästi lollikindel, ehk siis kui kasutada õigeid tööriistu, õigeid töövõtteid, siis mingit probleeme selle süsteemiga ei ole ja ta kestab aastaid. Nüüd selline viimane võib-olla tähtis asi, et kui on neid, kes on paigaldanud endale PPR-i Alupex süsteeme, näiteks veesüsteeme ja renoveerimisel suuresti kasutatigi PPR-i süsteeme, siis mõistlik oleks, ütleme, oluliselt parem on kasutada teraspressi. Näiteks kui me võtame temperatuuri vahemikku siis 50 kraadi, näiteks kui paigaldus on 15 kraadi ja töötemperatuur on 65 kraadi, siis 20 meetri kohta torustik pikeneks siis teraspressi puhul 12 mm, Alupexi puhul juba 25 mm ja PPR-i puhul 150 mm, ehk siis 15 cm selle peale. Et see tähendab seda, et teil on kogu aeg mingi voolav asi kodus, mis ujub edasi-tagasi. Ja tänu sellele tuleks siis kasutada kompensaatoreid. Tõin eraldi välja kompensaatorite pildid siia. Nüüd PPR-i kompensaator siis näeb välja nagu see seasaba. Paigaldusviis on siis selline seina peal, nagu näete siin klambritega. Ja ta on selles suhtes üks koledamad asju, mida saab inimene endale koju tekitada, kui otsustatakse siis PPR-i kasuks.
et täna veel on kohti, kus PPR-iga renoveeritakse. Meie tegelikult ikkagi soovitame kasutada TerraSpace'i. Materjal ise hea, aga ta põhimõtteliselt jääb kole, kuna ta jääb ujuma mööda seina. Tulevad siis joonpaisumisest. Nüüd ma tõin eraldi välja siis kompensaatori, mida kasutatakse objektidel, mida tegelikult kasutada ei tohiks. Ja põhjus, miks teda kasutada ei tohi, on sellepärast, et kompensaatori see kofreeritud osa, ehk siis lõõtsa osa on tehtud inoxpressist. Ja see inoxpress on siis roostevaba teras ja kuidas me roostevaba terase saame, on, et me vähendame siis süsiniku sisaldust siis metallis, mis viib tegelikult selle metalli siis süsiniku defitsiiti. Ehk siis ta on sellele, et on sul kaks materjali seal koos, mis ei tohiks omavahel koos olla, ehk siis must teras ja süsinikteras, siis mingi hetk hakkab süsinikteras võtma ära vastavalt siis voolusuunale, siis sellest mustalt teraselt süsinikku ja sellega ta nõrgestab siis selle konstruktsiooni nagu vastupidavust ja tegelikult nõrgendab siis tervet konstruktsiooni. Ehk siis need on need, mis ei tohiks, seepärast see tekitab põhimõtteliselt roostetamist ja tänu sellele roostetamise siis võivad näiteks need keevisühendused, mis on süsteemist nagu läbi roostetada, sealt võib siis leke tulla. Ehk siis tuleks kasutada U-kujulist kompensaatorit. See on tehnilises käsiraamatus olemas ja kõik, kes on huvitatud sellest, siis tehnilise käsiraamatu saab Onnini käest väga kiirelt. See on onnini.ee kodulehel on meil siis TerraSpace'i all olemas ja seal on siis tegelikult näidatud ära kõik need mõõdud ja viisid, kuidas neid kompensaatorid teha, aga kindlasti ei tohiks siis kasutada seda kompensaatorit ja kui te seda objektil näete, siis pigem palun ärge laske seda panna. TerraSpace'i puhul, kuna me majad ei ole nii kõrged reeglina, siis neid U-kujulise kompensaatori me reeglina peame kasutama ainult põhimõtteliselt keldri osal. Siis paigalduse pildid. Kui nüüd vaatate ülemisi pilte, siis siin on PPR, ehk siis ta on suhteliselt suur ja robustne selline paigaldus. Siin on Aupex, mis on ka siis selline plastik ja arvestades seda, et kuidas plastik ujub, siis ta ei jääks nagu maailma kõige ilusam asi. Ja all on siis TerraSpace'i paigaldus, mis näeb oluliselt konkreetsem välja ja silmale kindlasti ilusam. Lisaks tõin välja siis ka mõned paigaldus-pildid, et siin on näha siis neid jooni, mis on nüüd šablooni pealt tõmmatud, et need jooned peaksid jääma ilusti väljapoole ja peaks olema seal liitmiku ääres. Ja nagu näete, siis torustikud ise näevad paigaldusena hästi esteetilised ilusad välja. Et ja minu poolt oleks siis praegu kõik. Ja võtan kohe jagamisega maha. Ehk siis edaspidi vastaks hea meelega teie küsimustele ja näeme juba siis natukese aja pärast laivis. Suur aitäh, et kuulasite ja vastan meeleldi teie küsimustele. Tere! Minu nimi on Risto Muldmäe ja ma olen Purmo Grupi Balti regiooni juht. Olen tegelenud keskkütteradiaatoritega ja rohkem juba kui 25 aastat ja usun, et võin jagada kasulikke nõuandeid keskkütteradiaatorite renoveerimise ja kasutamise osas kortermajades. Purmo kompaktradiaator on kõige levinum radiaator ja nendel on väga erinevaid kõrgusid, pikkusi ja paksuseid. Ühesõnaga nad katavad kõik klientide vajadused ja sõltumata siis sellest ruumi tüübist
ja iseloomust, eripärast. Kuidas keskkütteradiaatorid omavahel erinevad, on pigem just paneelradiaatorid, on töörõhk. Purmo radiaatorite töörõhk on kuni 10 baari ja 10 baari tähendab automaatselt seda, et testrõhk, kui toode liinilt väljub, on 1,3 korda kõrgem. Ehk siis, kuidas see toimub, on radiaator kõige lihtsamal moel survestatakse 13 baariga ja uputatakse vee alla. Erinevad andurid siis saavad aru, kas on rõhulangusi ja lisaks andurite näitajatele on ka visuaalne efekt, et kas õhumullid tekivad vee pinnale. Sellist meetodit on kasutatud juba aastakümneid ja on loetud kõige efektiivsemaks meetodiks, et kontrollida toote kvaliteeti. Rääkides toodete ja renoveerimise eripärast on siis see, et varasemalt oli keskkütteradiaator ainult selline lihtne küttekeha, siis täna on ta oluliselt komplitseeritum ja suuremaid võimalusi pakkuv toode. Rääkides ajaloost, siis 70. aastatel, kui plastikaknad tekkisid turule, siis toimus plahvatuslik majade soojustamine ja sooviti ka sellega hästi palju energiat säästa. Näiteks Soomes hoiti sellega tohutuid summasid kokku, aga paraku sellega tekkisid ka probleemid siseõhu kvaliteedi osas, sest et õhk enam ei liikunud ja naturaalne õhuvahetus kadus läbi akende ära. Liigsest niiskusest tekkis hallitus, välja hingatud õhk ehk CO2 muutis magamistoad väga läppunud ruumideks ja samuti Põhjamaades problemaatiline looduslik radoon ladestus ruumidesse. Radooni puhul on muuseas huvitav fakt see, et seda saab välja ruumidest kõige paremini ventilatsiooni teel. Kokkuvõttes kulutati energia säästmise peale väga suur summa ja võideti väga suur summa. Aga mis sellega kaasnes, oli terviserikked ja kui nüüd hiljem on neid numbreid kokku arvutatud, siis see sääst oli oluliselt väiksem kui terviseriketest tulenev summa ja kahju. Täna on siis KredEx oma meetmetesse toonud ventilatsiooni ehk siis soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehituse ja KredEx toetab seda maksimaalsel moel. Purmo Air on toode, mis sobib antud nõuetele ideaalselt. Esiteks ta on nägus, vähe silmatorkav ja töökindel. Purmo Air võimaldab kasutada keskkütte soojusenergiat ventilatsiooni kütmiseks, mis on väga efektiivne ja kasulik meetod. Kuidas siis Purmo Air töötab ja kuidas üldse see ventilatsioonisüsteem töötab? Ehk siis elupinnal tekitatakse hõrendus. Tavaliselt on siis väljatõmme kas vannitoas või köögis ja värske õhk siseneb läbi välisseina puuritud augu avavuse
purmu airseadmesse, kus see siis filtreeritakse ja suunatakse radiaatori küttekehade vahele. Tulemuseks on see, et ruumi siseneb värske õhk, mis on filtreeritud ja soe. Õhk liigub läbi ruumide väljatõmbe poole ja kogu selle protsessi naturaalne ja loomulik toimimine on väga tarbijasõbralik. Standardite järgi on nõue, et ruumide õhk vahetub iga 2 tunni järgi. Purmu airiseadmed tuleks paigutada niimoodi, et on tagatud kõikide ruumide ventilatsioon ja läbikäidavate tubade puhul ei ole alati vajalik, et neid paigutatakse sinna läbikäidavatesse ruumidesse just, sest värske õhk tuleb ka teistest tubadest läbi nende ja hoiame sellega kokku keskmiselt kallimaid seadmeid, mida me tegelikult ei vaja. Kuidas siis õhk liigub seadmes endas? Nagu ma enne juba mainisin, välisseina puuritakse auk ja väljapoole paigutatakse rest, mis siis on tormitõke, hoiab eemale linnud, putukad ja sellise suuremad fraktsioonid. Kui on tegemist vähe mürarikkama keskkonnaga, väliskeskkonnaga, siis soovitame paigutada ka sinna torusse või auku mürasummuti, mis on hästi torukoorikut meenutav toode. Paraku ei tohi seda ajada segamini spetsiaalselt mürasummutiks mõeldud ventilatsiooni tootega, sest et on testitud seda ja proovitud torukoorikut asendada, torukoorikuga asendada seda toodet, mis on mürasummuti. Paraku õhu liikumine on selles kanalis niivõrd intensiivne, et paari kuuga on see torukoorik täiesti tükkideks tõmmatud seal kanalis ja sellest ei ole praktiliselt midagi järgi. Peale seda kanali läbimist õhk siseneb purmu airseadmesse, kus see filtreeritakse ja suunatakse radiaatori küttekehade vahele. Ehk siis tuppa juba siseneb tuuletõmbust välistav soe õhk. Mis on purmu airi eripära? Purmu airi eripära on kindlasti see, et tegemist on tootega, mis on ainult projekteeritud ja disainitud purmu-radiaatorile ja koos töötama purmu-radiaatoriga. Miks see on oluline? Oluline on see, et puuduvad igasugused pilud ja võimalused, et õhk pääseks otse radiaatorit läbimata tuppa. Olen testinud seda toodet erinevates laborites ja kui tootel jääb ka kõige väiksem pilu sinna mingisuguse alla serva või kohta, siis koheselt hakkab suures hulgas tulema külm välisõhk otse tuppa, ilma et ta läbiks radiaatorit. Ja õhul on selline hea või siis ka halb omadus, et ta pääseb ja suudab ka kõige väiksematest piludest läbi tulla. Seetõttu on ideaalselt kokku sobituvad tooted väga oluline alus selle terviku toimimise osas.
Kui me räägime erinevatest filtritest, siis kasutada on 3 klassi filtrit. G1 on SWAM-tüüpi filter, mis on praktiliselt igavene ja seda saab pesta. F7 ja F9 on juba kõrge filtreerimisomadustega filtrid, mis on mõeldud allergikutele ja nende tööpõhimõtted on küll erinevad. Peenfilter F7 on siis mehaaniline, aga F9 on elektrostaatiline ja juba ülipeenete fraktsioonide püüdmiseks mõeldud. Paraku on F-seeria filtritel omadus, et nad ei pea kaua vastu, kuna nad lähevad lihtsalt umbe. Ja see väliskeskkonna sodi ja mustus koguneb filtri pindadele ja ventilatsioon ei toimi enam läbi filtri. Kuna need filtrid ise on suhteliselt kallid, siis praktika näitab seda, et inimesed ei vaheta neid filtreid järel ekspluatatsioonis. Nende filtrite maksimum ekspluatatsiooni aeg on umbes aasta. Aga kui see aasta on läbi, siis see filter hakkab takistama ventilatsiooni juba sellisel määral, et normaalne nõuetekohane ventilatsioon enam ei toimi. Seetõttu on mõistlik alati F7 filtrit ostes ka paralleelselt varustada G1 filtritega ehk SWAMS filtritega. Et kui see kallis filter lähebki umbe ja ei ole plaanis seda või ei taheta kohe seda vahetada, siis on midagi asemele panna ja optimaalne filtreerimisomadused ikkagi säilivad. Rääkides natukene ohtlikest asendustest, siis kuna ma olen selle olukorraga ja turusituatsiooniga väga palju kokku puutunud, siis turuliidrina on meil ka korteriühistutest palju kõnesid, kus me peame siis erinevaid olukordi lahendama. Tihtipeale on need probleemid suunatud meie vastu, et miks ei toimi purmuair ja nii edasi. Paraku, kui ma olen kohale läinud, siis peaasjalikult on põhjuseks üks konkurent, mille nimi on EasyVent ja seda toodab üks Rootsi tootja Acticon. Miks ma sellele nii palju tähelepanu pööran, on see, et inimesed korteriühistus on heas usus ostnud parima toote. Paraku, kui neile probleemid terendavad ja nad teavitavad sellest siis kas mulle või kedagi teist, siis nad avastavad, et neile on paigaldatud hoopis mingisugune muu toode, mille olemasolu või mille eripära nad ei teadnud. Ja selle EasyVentiga on tehtud päris põhjalik uuring Norra Trondheimi ülikoolis ja selle põhjaliku uuringu tulemuseks on see, et see toode töötab ideaaltingimustes väga hästi. Küll aga tekivad probleemid, kui on mingisugused tõrked või anomaaliad süsteemis. Rääkides sellest toote eripärast, siis siin on all servas hästi suur ja märkimisväärne pilu. Ja selle eesmärk on see, et kui radiaatoris toimub normaalne konvektsioon, siis toa ruumi õhk
liigub läbi siis selle pilu ja haarab kaasa väljast tuleva õhu, külma õhu ja suunab selle siis läbi konnektiivpindade tuppa. Küll aga probleemid tekivad koheselt siis, kui mingisugune takistus on konneksioonil. On see siis näiteks madal aknalaud, on sinna paigutatud müts, sall või kindad kuivama või mingisugune käterätik, vahet ei ole. Konvektsioon on takistatud ja koheselt hakkab külm õhk otse alapilust tuppa voolama või jooksma. Selles uuringus tuli välja ka see, et põhilised probleemid avaldusid ideaaltingimustel siis, kui oli kevad-sügisperiood. Ehk väljas oli selline keskmine temperatuur, mitte just kõige külmem ja termostaadid sulgesid radiaatorid suhteliselt sagedasti. Ma olen ise seda toodet testinud TalTechi laboris ja pean tunnistama, et jah, tõsi, need ideaaltingimused on sellel tootel täiesti okei. Ei ole probleeme. Küll aga näiteks kui 15 minutit oli juba kütte kinni pandud, siis algas väga intensiivne külma õhu sisenemine otse alt radiaatori alaservast tuppa. Ja antud juhul see test on tehtud -15 kraadise välistemperatuuriga. Et te võite kujutada ette, et kui siin põrandal mängivad lapsed, siis külma nad saavad igal juhul ja suure tõenäosusega haigeks jäämine on ka garanteeritud paraku. Ehk siis ma palun teil alati teavitada korteriühistuid, kui on plaanis asendada algselt näiteks Purmo radiaatoreid või Purmo Air seadmeid mõne analoogiga. Korteriühistu otsus on siis pärast, kas nad on nõus sellega või mitte, aga neil on õigus seda teada, kas on tehtud asendus. Rääkides nüüd jälle natuke positiivsematest pooltest ka, et kui renoveerida, siis kindlasti seda teha maksimumprogrammiga. Sellepärast, et see maksimumprogramm võimaldab väga suuri kokkuhoide ja sellega ka kaasneb kohe KredExi maksimumtoetus. Ma toon ühe näite 6 aasta tagusest renoveerimisest uus Tatari 16, mida võiks näidata siis kui muster renoveerimisobjekti. Praktiliselt see korteriühistu vahetas ja parandas ja renoveeris kõik, mis selles programmis vähegi võimalik oli. Siin on näha 2012 ja 2014 aasta keskmine energiabilanss ja tarbimine. Ja kui me vaatame nüüd siis järgmine aasta peale renoveerimist, mis oli võrreldav aasta oma keskmise välistemperatuuri osas, siis kokku võttes oli sääst 58%. See sääst võimaldas maksta ära kogu renoveerimisele kulutatud pangalaenu. Ehk selle kuumakse siis. Ja pangalaen oli võetud 20 aastaks ja esimesel aastal juba olid inimesed nii-öelda plussis, sest me ei tohi unustada seda, et neil oli juba täiesti uus ja kaasaegsete tehnosüsteemidega ventileeritud maja. Kui siin vaadata seda vähe põhjalikumalt, siis
paigutati ka katusele päikesepaneelid, millest saadud energiast oli väga märkimisväärne osa soojuspumpadele. Ja kui nüüd ventilatsioonisüsteemist väljub soe õhk mööda šahti üles katusele, siis sealt siseneb ta soojuspumpadesse ja see energia tagastatakse sooja tarbevee tootmisse. Kuna sooja tarbevesi on aastaringselt vajalik, on see kõige mõistlikum ja ökonoomsem lahendus. Siin on nüüd näha selle maja tervikpilt. Kui me näeme, siis vaatame siis täiesti uued aknad. Kõik on uus fassaad. Katusel on uus katus loomulikult, uued paneelid, päikesepaneelid ja ka täiesti kaasaegne soojussõlm. Ehk siis see renoveerimine tasub ennast ära. Ja tänaseks hetkeks on juba energiahinnad tõusnud. Pangalaenumakse on endiselt sama, aga oluliselt suurem kokkuhoid on just selle energia hinna pealt, mida nad maksaksid muidu, kui neil ei oleks maja renoveeritud. Purmo radiaatoritele on 10-aastane garantii ja nagu enamik ja kõikide toodetega ongi nii, et garantii on üks aeg, aga reaalne vastupidavus on kordades rohkem ja tavaliselt arvestatakse niimoodi, et radiaatori vastupidavus on kappremondist kappremondini, mida siis peetakse niisuguseks 50-aastaseks tsükliks. Tegelikkuses on ka Soomes kogemusi, kus need radiaatorid on või toimivad veel endiselt 80 aasta vanuselt või rohkemgi. Aga peaasjalikult need tooted juba vananevad moraalselt ja seetõttu on nende vahetamine visuaalse efekti põhjus ja vajadus. Ma tänan teid tähelepanu eest ja kui teil tekib mingisuguseid küsimusi, siis vastan teile hea meelega ja mul on kindlasti ka kolleegid Põhjamaades, kes oskavad ka kõige keerulisematele küsimustele vastata. Nii et kui ma ise kohe vastust ei tea, siis leian inimese, kes mulle annab selle info, mida teile edastada. Ma tänan. Tere tulemast kõigile. Minu nimi on Marko Moring. Tulen ma firmast Danfoss, kus ma töötan müügijuhina ja vastutan kütteseadmete müügi eest Eesti turul. Tänane webinar on meil koostöös Onnineniga. Onninen on Danfossile suurim koostööpartner kütteseadmete müügi osas ja Onnisest leiate ka kõige suuremas valikus meie tooteid. Nüüd siis üks hetk ja ma avan oma tänase presentatsiooni. Niisiis, tänane teema, mida ma plaanin käsitleda, on lahendused küttesüsteemidele. Ja eelkõige räägin ma kahetoru küttesüsteemide renoveerimisest, valguses KredExi projektid. Siin on meil lähiaastatel ees väga suur töö, nimelt meil on väga palju hooneid, mida meil tuleb ära renoveerida aastaks 2030. Teemadena, mida ma siis käsitlen, on tasakaalustamine,
Nimelt kõigepealt käsitlen staatiliste ventiilidega tasakaalustamist, mõni sõna ka Danfossi staatilistest tasakaalustusventiilidest ja nende tehnilistest võimalustest. Peale seda puudutan dünaamilist tasakaalustust, mis on Danfossi puhul selline soovituslik ja kas just ainuõige, aga lahendus, mida Danfoss soovitab. Samuti räägin dünaamilisest radiaatori ventiilist ja lõpetuseks puudutan ka väga lühidalt radiaatori termostaate ja ventiile, mida me renoveerimisprojektides täna põhiliselt kasutame. Nüüd, mida me mõistame hüdraulilise tasakaalustuse all? Ehk süsteem on tasakaalustatud, kui süsteemis on õiged vooluhulgad ja diferentsiaalrõhk seadmetele nii täiskoormusel kui ka osalise koormuse tingimustel. Ehk pean siin silmas eelkõige seadmete all radiaatori termostatventiile, millele tuleb garanteerida vastavad rõhud selleks, et termostatventiil saaks korrektselt oma reguleerimist teostada ja garanteerida arvutusliku vooluhulga radiaatorile. Milline näeb välja siis tasakaalustamata küttesüsteem ja kuidas toimub veejaotus sellises süsteemis, on näha käesoleval slaidil, kus me näeme, et eelkõige soojuskandja käib läbi soojussõlmele kõige lähimas püstikus, juhul kui tal siin püstiku all puudub igasugune piiramisvõimalus. Ja klassikaline tasakaalustamata küttesüsteemi selline klassikaline näide ongi siin pildil, kus tagumise püstiku elanikud kurdavad ebapiisavat ruumiõhutemperatuuri, mis on siis seotud otseselt vooluhulga defitsiidist. Olen siin välja toonud siis ka erinevatel telgedel, mida me siis mõistame sellel teljel projekteeritud vooluhulka. Siin on siis ebapiisav ja liigsuur vooluhulk. Nüüd, kuidas süsteeme meil reeglina ja valdavalt on kombeks tasakaalustada? Nimelt, nagu ka pealkiri ütleb, staatiliste tasakaalustusventiilidega, no see on meil olnud juba aastakümneid. Danfossi töötajana küll meie tänases lahenduses neid enam väga ei soovita, aga kuna ta on ikkagi üsna palju esinev, siis meil on ka nomenklatuuris vastav ventiil, mida me sellistel puhkudel kasutame. Nimelt tasakaalustamine siis ei ole midagi muud kui veehulkade ühtlane ärajagamine erinevate püstikute vahel ja eesmärgiga siis saavutada igale püstikule niinimetatud projekteeritud vooluhulk. Selleks siis kasutame vastavat ventiili, millel on mõõteotsikud, skaala ja avamuutusega toimub siis põhimõtteliselt vooluhulkade jagamine. Mis on veel oluline sellisel puhul, et radiaatori eelseade ventiilid peavad olema meil olukorras, kus eelseade väärtused on kõigil ventiilidel paika keeratud, enne kui me asume tasakaalustama, aga kindlasti ei tohiks olla meil paigaldatud termostaate. Ehk siis tasakaalustamine käib olukorras, kus termostaat ei ole ventiilidele veel paigaldatud. Selliseid olukordi, kus ehitaja helistab ja ütleb, et tal on juba termostaadid on otsas ja nüüd ma pean hakkama tasakaalustama, kas ma võin näiteks, kui me keerame kõik termostaadid lahti, siis üldjuhul me oma majas seda ei soovita, kuna me ei saa kunagi olla kindlad, et isegi kui me paneme ja informeerime elanikke termostaatide lahti keeramisest, et see kõik ka tegelikkuses niimoodi on. Nii et üldjuhul ikkagi tuleks korjata kokku kõik termostaadid, enne kui alustatakse tasakaalustamisprotsessi. Peale seda, kui vooluhulgad on püstikute vahel projektijärgselt ära jagatud ja
erinevus projekteeritust ei ole suurem või väiksem kui 10%. Sellega siis lõpeb põhimõtteliselt tasakaalustamise protsess, mille tulemusena esitatakse raport ühistule, kus on siis ära toodud kõikide ventiilide mõõdetud vooluhulgad versus siis toodud kõrvale ka projekteeritud vooluhulk. Tuuakse välja ka reeglina rõhulangud, mis on selle vooluhulga puhul fikseeritud ja tuuakse välja ka siis need ventiilide seadeväärtused. Nüüd peale tasakaalustamist me paigaldame radiaatori ventiilidele termostaadid ja nagu siit ka võib välja lugeda, see muudab küttesüsteemi muutuva vooluhulgaga süsteemiks. Ehk siis ja selle tulemusena, kui meil süsteemis osad termostaadid hakkavad sulguma, mis tekitavadki seda muutuva vooluhulga olukorda, hakkab ka meil süsteemis varieeruma rõhk vastavalt siis nii palju, kui seda sulgemist meil erinevates püstikutes aset leiab. Nüüd, mis tingib seda? Tingib eelkõige vabasoojuse tekkimine meil, kas siis vabasoojus inimestelt, vabasoojus päikeselt või siis vabasoojus seadmetelt. Ja selle tulemusena on siis olukord, kus näiteks käesoleval slaidil on meil keskmine püstiku radiaatorid on kõik sulgunud ja me näeme, et kõrval naaberpüstikutes on vooluhulgad, kui arvutuslik projekteeritud vooluhulk on meil siin teljel, siis tegelikud vooluhulgad on oluliselt suuremad tänu sellele, et kasutusel on staatilised tasakaalustusventiilid, mis ei toimi osalise koormuse tingimustel, nii nagu me võib-olla sooviksime. Selle tulemusena, kui meil vooluhulgad kasvavad rõhulangud radiaatori ventiilidele, on võimalik müra tekkimine ja loomulikult sellised süsteemid ei tööta ka kuigi energiaefektiivselt. Nii et lõppkokkuvõttes võiks öelda, et staatiline tasakaalustamine pole sobiv lahendus juhul, kui me kasutame radiaatori termostatventiile ja kui meil süsteem ei ole staatiline, vaid piltlikult öeldes meil süsteem on dünaamiline. Nüüd mõni sõna ka Danfossi staatilistest tasakaalustusventiilidest. Nimelt pakume turul markeeringuga MSVB BD. Ja mis on selle ventiili puhul võib-olla unikaalne ja erinev teiste tootjate ventiilidest on kõigepealt tema konstruktsiooniline eripära. Ehk siis me väidame, et sellest konstruktsioonist lähtuvalt, siin on nüüd mitte Danfoss, me näeme, et toimub selline väikene aste ventiili vooluhulga liikumises, mis otseselt miks need ventiilid ka vajavad sirget lõiku on just nimelt seesama, et igasugune juba eelnev turbulents mõjutab selle ventiili mõõtmistäpsust. Aga Danfossi puhul me väidame, et seda mõju mõõtmistäpsusele sisuliselt ei esine, nii et meie ventiilide puhul ei ole vaja näha sirget lõiku ei ventiili ette ega ventiili taha. Paigaldamine on lubatud 360 kraadi igas asendis, kas pea alaspidi, pea püsti, külje peale, nii et kõik need asendid on lubatud. Nüüd, mis on veel eriline meie staatiliste tasakaalustusventiilide puhul on see, et meil on sisse ehitatud kuulkraan, millega me teostame sulgemist, mis tähendab seda, et kuulkraaniga sulgemine on 100% lekkekindel ja ventiilispindel ja kuulkraan on teineteisest lahus, ehk siis spindli kaudu me fikseerime ära seadeava, mille kaudu me toimetame tasakaalustamise protsessi juures ja kui meil on vaja sulgeda, siis me ei hakka mitte sulgema spindliga, vaid me sulgeme kuulkraaniga. See on ka nüüd jälle üks eripära, mida väga teistel ei esine, ehk siis 100% sulgemisfunktsioon ja meil ei ole vaja seadeväärtust muuta, kui meil on vaja ventiili sulgeda.
Kuidas seda aru saada, kas ventiil on kinni või lahti, selleks on meil skaala. Kui me siin skaalal näeme, et on kuulkraan on suletud, on meil ka skaalal niinimetatud indikaatoraknas on punane see ja kui skaala on või kuulkraan on lahti, siis on ta valge indikaatoraknas. Vooluhulkade poole pealt võib öelda, et on mitte palju erinevad meie turul teistest tootjatest, pigem võib-olla isegi on meil KV-väärtused suuremad. 10 ventiili me ei tooda ja 10 ventiili asemel Danfoss pakub 15 low flow. Ja mis puudutab mõõte täpsusesse, siis nagu te näete, kui ventiil on veel ainult 25% lahti, on tema viga kõigest 8%, nii et tegemist on väga hea täpsusklassi ventiiliga. Järgmisena ma käsitleksin dünaamilisi tasakaalustusventiile, milles siis ühe lahendusena me näeme dünaamilist radiaatoriventiili ja teise variandina püstikute tasakaalustamist koos tava eelseade radiaatoriventiilidega. Nagu ennist sai mainitud, radiaatori termostaatidega süsteem on meil muutuva vooluhulga süsteem, kus erinevates korterites on võimalikud olukorrad, kus radiaator on ventiil, termostat on sulgenud läbivoolu radiaatorisse. Ja sellisel juhul on meil vaja selliseid ventiile, mis suudaksid nende muutustega kaasas käia. Ainuvõimalik lahendus on seda teha dünaamiliste tasakaalustusventiilidega, ehk siis kui keskmises püstikus on üks radiaator kinni, siis seesama ventiilikomplekt ka garanteerib meile vastava vooluhulga. Ja kui igas püstikus on see ventiil ees, siis ei lase selle radiaatori vooluhulgal rännata meil naaberpüstikutesse, kuna rõhuvaheregulaatorid hoiavad siis kõiksugu üleliigsed rõhud meil, nagu öeldes, membraani kaudu ära. Nüüd, mismoodi töötab meil püstik koos radiaatoriventiilidega? Nüüd, kui vaadata lähemalt, siis projekteerija määrab ära radiaatoriventiilidele KV-väärtused. KV-väärtus iseenesest on siis ventiilivoolu hulk ja tema sõltub siis vajalik voolu hulk jagatud rõhuvahe üle ventiili. Ja kui me soovime, et selles püstikus oleksid meil garanteeritud radiaatori ventiilidele püsivad arvutuslikud rõhulangud, siis selle jaoks ongi meil püstiku peal rõhuvaheregulaator, mis seda garanteerib. Nii et põhimõtteliselt rõhuvaheregulaator garanteerib vajalikud püsivad arvutuslikud vooluhulgad radiaatori ventiilidele. Õigemini garanteerib need tingimused, et need vooluhulgad saaksid olla kogu aeg arvutuslikud ja radiaatori termostatventiil ei ole mingilgi juhul, tema töö ei ole häiritud liigsuurte rõhuvahede poolest. Nüüd paigaldus käib siis alljärgnevalt, et membraanventiil on meil alati tagasivoolu peal ja pealejooksu peal on partnerventiil. Ühendatud on sellise impulsstoruga, kust rõhk pealejooksu pealt on meil membraani peal ja teiselt poolt on siis meil membraani all ja vastujõuvedruga siis fikseeritakse ära vajalik rõhuvahe, mida me hoiame kas siis püstikus või harus või radiaatorile. Ja nagu me näeme siin pildilt, siis manomeetrilt rõhud meil süsteemis tervikuna on pidevas muutuses, aga olukord, mis on meil radiaatori ees, on meil püsiv. Ja me näeme, et kui see muutus, mis meil toimub siin süsteemi ees, siis tänu sellele võtab rõhuvaheventiil pidevalt uue asendi, garanteerimaks
stabiilset olukorda püstikule. Ventiilid, mida me pakume, on siis rõhuvaheventiilid, mark on ASVPV, keermesühendusega on 0,5 tollist kuni läbimõtt 50 ja suuremad on äärikühendusega ja rõhuvahedena eelkõige küttesüsteemidel, mis on radiaatorküte, on 5–25 ja vajadusel 20–60, kui me kasutame neid kas siis kusagil harude alguses või näiteks põrandakütte puhul on ka suuremad rõhuvahed meil vajalikud. Partnerventiilides soovitab Danfoss kasutada ASVBD ventiili, mis on kõige täiuslikum, sisseehitatud kuulkraaniga. Ja teise variandina on siin mõnel juhul meil kasutusel olnud ka ASVI ventiil. No äärikventiile me kasutame olukorras, kus meil on vooluhulgad juba sedavõrd suured, et sellises mastaabis ja suuruses ventiili on vajalik meil kasutada. Siin on nüüd näide ka, mismoodi kahetorusüsteem välja näeb, kus igale püstikule on vastavad ventiilikoplektid meil paigaldatud. Nüüd järgmisena, kuidas seadistatakse ventiilidel see niinimetatud rõhulang, rõhuvahe, mida see membraanventiil peab hoidma. Selleks on olemas ventiilil skaala 5–25 vahemikul tehase seadistusega 10 kilopaskalit, suurema rõhulangu vahemiku korral on tehase seadistus 30, kuid seesama seade võruga on võimalik siin viia see rõhuvahe sellest vahemikus 5–25 omale sobivasse, kas ta on siis 10 või on ta 20. No 10 on ta tehase seadistus, nii et pigem siis kas allapoole või ülespoole. Selleks tuleb vabastada see seade võru, tõstes ta siin kaela peal ülesse. Peale seda keerame paika rõhuvahe, kas siis päripäeva me siis kasvatame ja teistpidi vähendame rõhuvahet. Ja hiljem, kui rõhuvahe asend on saavutatud, siis fikseerime rõhuvahe võru jälle oma algasendisse. Nüüd süsteemi täitmise puhul on väga oluline, et membraanventiilide puhul toimuks meil süsteemi täitmine tagasivoolu kaudu. Sellepärast, et juhul, kui me teeme seda peale jooksu pealt, siis me sisuliselt täidame süsteemi ja kõik need membraanventiilid jäävad meil suletud asendisse. Nii et soovitav on tagasivoolu kaudu, kas te teete seda läbi ventiili peal oleva tühjenduskraani drenaažikorgi või paigaldate püstikutele tühjenduskraanid nii peale kui tagasi jooksu peale. See on nüüd puhtalt juba tehniline küsimus. Süsteemi rõhukatsetusel peab veenduma, et membraani mõlemal pool oleks ühesugune staatiline rõhk. See tähendab, et impulsstoruga peavad olema ventiilid ühendatud ja mõlemad ventiilid peavad ka olema avatud. Ja kui nüüd seda reeglit eirata, võib juhtuda, et vigastate membraani. Läbipesu teostamisel siin on nüüd toodud ära variant, kui me teostame seda peale voolu kaudu läbipesu. Näiteks püstik püstiku haaval, sellisel juhul tuleks vastava korgiga fikseerida ära rõhuvaheventiili spindli asend, et pealevoolu läbipesu korral ei sulguks meil membraan. Selleks me siis keerame maha käsiratta, millega me reeglina kas siis sulgeme ja avame seda ventiili ja selle käsiratta asemel on nüüd võimalik siin selle spindli otsast, siis see sälk tuleb viia selle spindli otsaga kohakuti, et eesmärgiga, et ta jääb hoidma seda spindlit avatud asendis. Kui me täidame tagasivoolu kaudu, siis muidugi selle korgi kasutamine vajalik ei ole ja sisuliselt läbipesu tagasivoolu kaudu toimub meil sellisel juhul probleemideta, kuna siis ta surub membraani alt üles, ta surub ventiili lahti, mitte ei suru ventiili kinni.
Nüüd, kui on soovi teostada kontrolli, kas projekteerija on valinud õiged ventiilid, siis kõige lihtsam on seda teha meie andmelehtedes oleva diagrammi kaudu, kus on toodud tulpdiagrammil vooluhulgad ja teie valikus olev vooluhulk, näiteks 200 liitrit, peab siis lõikuma tulpdiagrammil ventiili, ta peab lõikuma tulpdiagrammiga. Kui näiteks oleks ta meil 700 liitrit, sellisel juhul 15 ventiili ei ole korrektne sinna paigaldada, vaid see ventiil siis oleks kas siis 20 või pigem võib-olla 25. Nüüd, kuhu paigaldada dünaamilised tasakaalustusventiilid, on võimalusi mitmeid, kas panna neid haru algusesse. Mõnel tootjal on see näha, projekteerijatel on tutvustatud lahendust, et see võiks olla okei panna haru ette ja siis igale püstikule staatiline. Teine variant oleks siis paigaldada ta püstikule, olgu siis ära öeldud, et see on Danfoss soovitus. Ja tegelikult teoreetiliselt vastus oleks, et mida lähemale lõppseadmele, seda parem. Ehk siis mida lähemal me oleme radiaatori ventiilile, seda paremini me suudame garanteerida talle sobivad töötingimused ja tänu sellele siis reguleerib ka termostatventiil kõige ideaalsemalt meil. Nüüd, kui vaadata erinevust staatilise ja dünaamilise vahel, siis süsteemi rõhk on meil mõlemal juhul on muutuv. Nüüd, mida võib täheldada, on see, et rõhulang, mida me seadistame radiaatori ventiilile, dünaamiliste puhul on see selge, et on kogu aeg meil kontrolli all, mida me ei saa garanteerida staatiliste puhul. Ja selle tulemusena on meil ka temperatuuri reguleerimise erinevus täiesti selgelt dünaamilise kasuks. Nii et igal juhul on soovitus dünaamiliste protsesside puhul kasutada ka dünaamilist tasakaalustust. Siin ka üks näide ventiilide paigaldusest, 9-kordne hoone Õismäe 76, kus on siis ASVI ja ASVPV omavahel ühenduses. Tartu näide aastast 2014 ja töötab siiamaani tõrgeteta. Nüüd, kui küsida, millisel puhul kasutada dünaamilist tasakaalustust ja millisel puhul staatilist, Danfoss üldiselt staatilist väga üldse ei soovita, aga EVS 844 toob siin sellele küsimusele ka siiski osaliselt vastuse, ehk siis kui staatiliste ventiilidega ei ole võimalik müravabalt väikeste koormuste juures süsteemi reguleerida, siis tuleks kasutada dünaamilist. Ehk siis on ka toodud süsteemi rõhukaal 50 ja rohkem, võiks olla igal juhul dünaamiline tasakaalustus ja väiksemate puhul siis võib ka aktsepteerida staatilist. Aga mõnevõrra hiljem ma tutvustan teile ka Danfossi lahendust, mis võiks olla väiksemate süsteemi rõhukadude juures. Nimelt, nüüd ma olengi selle sama teema juures, nimelt tutvustan järgnevalt dünaamilist radiaatori ventiili, mis tähendab seda, et me oleme toonud radiaatori ventiili sisse nüüd peale tava reguleerimisfunktsiooniga rõhuvahe reguleerimise. Ja kuidas siis see ventiil toimib, nimelt rõhu kompenseerimine toimub meil siis selle membraaniga. Meil on rõhk membraani peal, siit nüüd toimub meil vee voolamine ja rõhk on meil membraani all. Nüüd järgnevalt on seadekoonus, mida siis reguleerib termostaat, ehk siis me tagame läbi rõhu kompenseerimise, tagame siin ühtlased konstantsed rõhulangud, mille juures on meil garanteeritud ideaalne radiaatori ventiili töö. Ja kolmas element on eelseade võru, õigemini siin ta ei ole võru, vaid on selline roheline ratas, mille pealt me keerame paika selle avasuuruse. Ventiilid on siis meil vahemikus vooluhulgale 8–135 liiter tunnis. Minimaalne arvutuslik rõhulang tuleb võtta 10 kilopaskalit, kui tavalistel radiaatori ventiilidel on see 5 ja maksimum on 60, mis siis garanteerib veel müratu töö.
Nüüd, kui me vaatame erinevate rõhulangude juures mürataset, siis me näeme, et dünaamilised radiaatori ventiilid, kui 30 detsibelli loetakse veel selliseks normi piires olevaks müratasemeks, siis me näeme, et 30 kilopaskali juures dünaamilisel on see 29 ja tavaradiaatori ventiili puhul on ta 41. Nii et siin on näha selge erinevus dünaamilise ja tavalise radiaatori ventiili vahel. Eelsede väärtused me valime siis vastavalt voolu hulgale, ehk siis me ei arvuta dünaamiliste radiaatori ventiilide puhul KV väärtuseid, vaid otseselt voolu hulk, mis tuleneb meil soojusvõimsusest, radiaatori võimsusest versus temperatuuri lang. Saame kätte voolu hulga ja vastavalt voolu hulga suurusele siis seadistame dünaamilisel radiaatori ventiilil eelseade. Ja kõige väiksem on siis 8 liiter tunnis. Dünaamiliste radiaatori ventiilide puhul me siis ei vaja staatilisi või mis iganes tasakaalustusventiile püstikule. Tasakaalustusprotokoll teostatakse alljärgnevalt, et mõõdetakse kriitilistes punktides olevate radiaatori ventiilide vabarõhu olemasolu, mis peab olema siis 10 kilopaskalit. Selleks on olemas meil vastav digimanomeeter, mida me siis ka välja rendime vajadusel. Niisiis lahendused, mida Danfoss pakub, oleks siis kas dünaamiline radiaatori ventiil, juhul kui süsteemi rõhukadu jääb kuni 60 kilopaskalit, või siis dünaamilised tasakaalustusventiilid püstikutele koostöös eelseade radiaatori ventiilidega. Siin ka paar näidet, mis on tehtud Tartus Vaksali tänaval ja Aasade 1 Ilmatsalus. Ja ütleks, et kuna viimase 4 aastaga oleme müünud üle 25 000 ventiili Eesti turule, siis ma arvan küll, et see, mida 4-5 aastat tagasi siin oli kõhklejaid, kahtlejaid, et kas dünaamiline radiaatori ventiil võiks olla see lahendus, siis ma ütleks küll, et see on vaieldamatult parim lahendus, mida täna suudetakse turul pakkuda. Dünaamiliste radiaatorite ventiilide pakkumist toetab ka samamoodi EVS 844, kus on välja toodud küll, et 50 ja vähem radiaatorite puhul võib loobuda tasakaalustamisventiilidest püstikutel. Selle raames olen andnud soovitused projekteerijatele näha siiski ette mõõtepunktid harude ette, kui peaks see vajadus tekkima. Ehk siis kokkuvõttes võib öelda, et lihtne seadistamine, kuna komponente on vähem, õiged soojusenergia kogused igale tarbijale ja ilma mürata, ühtlane temperatuur, tasakaalustatud süsteem kõikidel koormuse tingimustel. Elanikud peale selle ei saa häirida süsteemi tasakaalu, kuna tasakaalustusventiilid on meil üldse süsteemist puudu. Olen teinud ka ühe võrdluse 5-kordne maja, 31 püstikut, kus ma panin ühes variandis tavalised radiaatori ventiilid koos staatiliste tasakaalustusventiilidega versus dünaamilised ventiilid ilma tasakaalustusventiilideta. Ja siin on nüüd küll kasutatud puhtalt hinnakirja hindu, aga hinnaalandused on meil üldiselt identsed, nii et me näeme siit, et 100 eurot tuleb odavam kasutada dünaamilisi radiaatori ventiile. Kusjuures tasakaalustamist kui sellist ja ventiilide paigaldamise kulu tuleb nii või naa veel sellele summale lisaks, mida siin ei esine. Nüüd lõpetuseks mõni sõna ka termostaatidest, ventiilidest. Termostaadi töö põhimõte on siis alljärgnev. Siin on nüüd tegemist kaastäite termostaadiga, kus lõõtskapslis on siis kaastäide, mis me näeme, et kui temperatuur tõuseb, siis meil rõhk kasvab siin sülfoonis ja selle tulemusena ta sulgeb ventiili ja teisel juhul, kui temperatuur langeb, vastupidiselt rõhu langedes, lõõts avaneb ja avab ka voolu radiaatorisse. Termostaadid, mida Eesti turul kasutame, on küll täna eelkõige vedeliktäitega, eks ta on siin paljuski ka hinnast sõltuv.
Meie naabrid Skandinaavia riikides kasutavad näiteks reeglina ainult ja ainult kaastäite termostaate. Ja olgu ära öeldud, et KredExi projektides on piirangud siis 18–23, mida siis vastavalt paigaldajad peavad nendel termostaatidel fikseerima. Juhul, kui on soov kasutada individuaalkulu arvesteid ja teostada ka soojuskulu arvestust korterite ja radiaatorite lõikes, siis on meil nomenklatuuris ka 16 piiranguga termostaat. Termostaadi paigaldusasend soovitavalt alati horisontaalne, vertikaalse puhul on häiritud termostaadi tööd, hakkab meil valetama, samamoodi ei tohiks termostaate kinni katta ja sellisel puhul, kui see vajadus tekib, siis tuleks kasutada kauganduriga termostaadi tüüpi. Meil on ka toimunud teatud muutused termostaatides, ehk siis tänaseks on meil niinimetatud teise põlvkonna elektrooniline termostaat nomenklatuuris, patarei toitel kuni 2 aastat eluiga patareidel ja reguleerimine toimub siis äpi kaudu, Bluetoothiga, nimelt siis tuleb olla samas ruumis. Ja on võimalik siis valida siin erinevaid graafikuid selle ruumi lõikes, kas me soovime näiteks öist alandust, võib-olla soovime ka päevast alandust ja millised oleksid siis need temperatuurid. Valik ja määramine eelseade väärtuste puhul on siin mul ka toodud üks väike arvutusnäide, kus 700 vatti ja 20 kraadi delta T juures voolu hulk arvutame KV arvu, mille saame 0,095 ja on võimalik siis Danfossi tehnilisest andmelehest leida selline tabel, kus on eelseade väärtused vastavalt siis KV väärtustele. Nii et siin antud juhul 0,095 jääb siin 2 ja 3 vahele, siis ümardame ta 10 puhul eelseade number 2, 15 puhul oleks ta eelseade samamoodi 2 ja suurtemate mõõtude puhul on siis eelseade 1. Muidugi nii väiksed seadeid soovitav oleks vältida. Võimalik sama asja teha ka diagrammil, kus me viime siis lõikumispunkti juurde ühelt poolt rõhulang, teiselt poolt voolu hulk ja sellisel juhul me saame kätte eelseade väärtuse. Nüüd viimane slaid, mida teile näitan, on nomenklatuuris on meil olemas ka väikese vooluhulgaga ventiil, mis on siis mõeldud eelkõige olukordades, kus kipuvad meil vooluhulgad olema sedavõrd väikesed, et tavalise nominaalvooluhulgaga radiaatori ventiilil RAN ei ole võimalik lihtsalt väiksemat seadet kui 1 panna. No üldiselt soovitus oleks selline, et mida väiksem delta T-ga tehakse arvutus, seda suuremaks saame me vooluhulgad ja vastupidi, kui on suured delta T-d, siis on meil väiksemad vooluhulgad. Ehk tänane probleem ongi pigem selles, et projekteerijad arvutavad suure delta T-ga, saame suured vooluhulgad ja saame väiksed vooluhulgad ja nende väikeste vooluhulkade reguleerimine on meil problemaatiline. Nii, aga sellega mina lõpetan. Tänan kuulamast. Kui on küsimusi, siis meelsasti vastan neile.